Tere! Tšauki, rõõm näha. Mis toimub rahvast sees? Meil on üks grupp on ees, aga ära muretse, me jõuame. Mina teen juba esimest käiku ka, siin valmistan oma käiku ette. Ja issand jumal, kui lahe sa välja näed. Sa oled valmistunud Halloween. Sina ka. Issand, mis õhtund on. Mul on kõrvapõletik. Tule ma näitan sulle kööki. Davai, ootan. Mürgeldad, Tiina. Tiramisud teen, aga mitte tavalist, nagu sa näed, ei näe see sugugi välja nagu... Ei, ma tunnen limoncello lõhna. Jaa, mulle meeldib, nagu sa tead, teha asju natukene teistmoodi. Ma olen nii õnnelik, et sa juba siin külas oled. Ma lihtsalt armastan kõiki, kes teevad asju mitte nii nagu originaalis ette nähtud. Täpselt, minule meeldib mängida nagu natuke reeglitest väljapoole. Aga ta on ikkagi selline ju Itaalia köök, sest limoncello... Aga seal on midagi väga sellist juures, mis ei ole üldse mitte Itaalia köök. Ta tuleb limoncello baasil, aga sinna juurde kreem, mille me sinna lisame, tuleb tead millega? Nii. Kuldrenetiga. Kuldrenet on mu üks lemmikõunasid. Minu lemmikõun on ka päriselt. Oota korraks, ära rohkem tööd tee. Oi, ma annan sulle põlle, sa määrid ennast ära, sulle nii ilusad riided. See on minu Mehhiko kokariietus Halloweeni puhuks, et alati jah, ei pea olema tavaline klassikaline kokkaeg, see on mul olemas, kui sa arvad, et mul ei ole seda. Kusjuures ma ütleks, et Mehhiko köök on väga sarnane tegelikult, ütleme, seto tantsuriietega ka, jah? Ütleme nii, et selline inspireeritud Frida Kahlost. Hopsti, põll ette antud. Ai, kui ilus. Väga... Jaa. Võid jätkata. Rock'n'roll, ma ütlen. Joel. Mina peaks täna selle näoga ehmatama. Mis sa teed? Sellised lõhnad tulid, et ma ei saanud praegu rahulikult oma kooki teha. Mina teen peakokka üllatuse. Ma olen köögikohinates alati kasutanud kaluritooteid. Täna lähevad karbid. Tegelikult on klassikaline sibulasupp. Lemmik see sibul on. Või sees praetud sibul, mõnus valge veini puljong, kus juures kasutasin knorri puljongit ja kanapuljongit segamini, mõlemat. Ja siin on valget veini loomulikult ja terve pakk terevõid. Karbid kappariga lähevad siia leeme sisse, sibul ka ja kus juures ja tegin sellise krõbeda kammkarbi, see läheb kõige tipuks ja sina teed rahvuskööki, siis ma ka. Mul on selline Vahemere äärest pärit, siia peale läheb pistaatsia, apelsini soola crumble. Kui äge meil tuleb selline retk täna, Journey läbi riikide. Ma räägin rock'n'roll. Mis asi see on? Ma arvasin, et ma teeks oma esimese käigu rohkem kreemiseks. Sibulasupp, aga karbid laseks püreeks. Ikkagi Halloween. Väga äge. Tere tulemast, väga meeldiv. Ja hirmsat õhtut ka muidugi. Hirmsat õhtut kõigile. No loodame. Väga lahe, issand, appi sul liiga. Tere tulemast. Tere tulemast kõigile. Restorani aplaus, mul on hea meel teid tervitada. Minu nimeks on Joel Ostrat ja täna on minuga siin Tiina Kõresoo. Juba 5. episood. Tere, ja ma olen su episoode nüüd vaadanud ja mõelnud ja näed, siin ma olengi uskumatu. Köögikohinad on suuresti ellu kutsutud puhtalt sellepärast, et ma tahaks teada sellest restorani elust ja valust ja võlust ja nendest inimestest, kes seda iga päev elavad.
palun räägi, kuidas sina oled sattunud sellesse valdkonda. Miks toitlustus? Miks mitte juuksur või kinnisvaramaakler? Absoluutselt, kõik need oleks võinud olla ja tegelikult ma olen nagu hunt kriimsil, mul ongi 9 ametit ja ma olen väga erinevaid asju oma elus teinud, aga hiljem ja varem on jälle asjad viinud mind toidu juurde ja tegelikult ma pean minema täitsa minevikku tagasi korra sellega. Mine täitsa julgelt, ma olen sulle vastamiseks aega, nii et tõesti. Aga jõua lõpuks toidu juurde. Ma arvan, et minu perekond, ehk siis minu ema ja isa, kui ma olin väike laps, siis see oli tegelikult julgelt nõukogude aja lõpus. Ja ma mäletan oma varajasest lapsepõlvest ainult seda, et meil käis hullumeelne küpsetamine, meil käis hullumeelne kokkamine, kui räägitakse, et nõukogude ajal ei olnud midagi saada, siis meil oli suvila. Mu ema kasvatas seal kõik ürdid, kõik võimalikud asjad, meil olid kõik kastmed olemas. Kuna mu isa tegeles, oli merelaevanduses, siis ta tõi selliseid huvitavaid kalasid ja ma mäletan, kuidas ta näiteks makrelli ise soolas ja vürtsitas ja siis ta tegi seda Ukraina pekki küüslaugu hästi õhk-kõrn selline musta leiva peal, mis praegu on tegelikult üks Itaalia nagu. Jaa, aga ma tahaks öelda siinkohas, et sul on päris hea lapsepõlv. On see õnnelik? Mul oli väga-väga õnnelik ja väga ilus lapsepõlv ja terve see aeg, kui ma seal oma vanematega kasvasin, siis ma seal toidu sees kasvasin, kaasa arvatud külalised, kellele me kogu aeg kokkasime. Siis tuli mingi periood, kindlasti selline väike vahe, kus tekkis siis see pubekaeg ja otsimine, enese tõestamine, kõik, ma ei teadnud, mida ma tahan, mida õppima minna, mida iganes. Ja selleks, et veel ülikoolis õppida, ma teadsin, et mul on vaja ka raha teenida, sest ma tahtsin elus edasi jõuda. Ja siis ma loomulikult läksin ülikooli ka ja selle kõrvalt otsisin tööd. Ja ma läksin tööle esimesse Hiina restorani, üks esimesi, mis oli Balti jaama taga kunagi. Üks oli Aisha Niia, ma mäletan, teine oli see samal ajal nad avati, üks kollane, sükke vana naljakas maja oli. Minust on see maha võetud sealt üldse. Jah, on vist jah. Aga sellega ma sain kindlasti kiiksu just rahvusköökide ja üldse restorani majandusega. Seal olid täielikud hiinlased, no puhtad. Nad ei olnud ilmselt kunagi käinud Euroopas isegi. Tõlkide vahendusel, seal 2 omanik rääkis ainult inglise keelt. Ja meile tehti siis seal koolitused asjad, me olime hästi noored, sealt gümnaasiumi äsja lõpetanud, teenindajad pluss palgati üks kokk. Nii, kuula nüüd seda lugu, selle meeldib. Noor poiss, kokakooli siis äsja lõpetanud, Eesti poiss. Ja oli siis 2-3 päeva restorani avamiseni aega ja siis hakati preppi tegema nagu. Ja kõik nad tegid enamalt seda preppi ise ja siis nad ütlesid, et selle poisile, et nii, nüüd sa tuled appi ja nüüd me hakkame kana preppima. Poiss oli, okei, davai, teeme selle kana ära ja siis öeldi veel meile ka, meil olid teenindajad, ma olin teenindajaks, läksin sinna. Ja teenindajatele öeldi, et teie tulete ka kööki, et kõik tuled appi ja kusjuures sealt ma saingi selle kogemust, me tegime kogu aeg kõike seal köögis, kõik koos. Nii, ja siis see noormees istub seal köögis, ootab ja siis hiinlased ütlevad, et kanad tulid. Davai, lähme nüüd. Ja siis ta ütleb, et kust, et siin kana ei ole. Õues. Me läheme õue ja puuridega toodi kanad. Päriselt või? Jaa. Muidugi see lugu meeldib mulle. Saad aru. Meie siis vaikselt imbusime sinna saali poole. Peale seda õhtut ma seda noormest kunagi enam näinud ei ole. Ta lihtsalt haistus, ta kadus, ta ei saanud sinna kokaks. Ma mõtlesin, et siit on mingi selline lugu, et tegemist on, ma ei tea, Imre Kosega või mingi, et keegi... Ei, ma ei ole temast kuulnud ega ma ei tea, ma ei näinud temast. Ta oli minu meelest väga tore ja meeldiv poiss ja kokasest väga vaimustatud. Aga ma nägin, kuidas ta nagu läks järjest valgemaks ülevalt allapool. Ma ei tea, kas ta nende kanadega midagi tegi igal juhul. Viimane vaatepild, mis ma nägin, oli siis sellise puukasti ostas, suitsukonja ambus, istus paks hiinlane, selline tutt peas ja siis katkus neid kanu. Ja see oli siis 90ndate lõpp Balti jaama tagahoovis lihtsalt. Ja järgmine päev olid need kanad muuseas kõik restorani menüüs, aga see tooraine oli tõesti nagu... Ei, no aga see on värske tooraine, kõik kasutati ära kindlasti. Absoluutselt ärme räägi üldse Vettametist, et arvatavasti Vettamet ei teadnud. Ma ei tea, mis selle Vettametiga, kuidas või mida. Ma tean, et Lennart Meri käis seal söömas ja mul on isegi Saldis muuseas foto sellest, kui ma olin 18 minu esimene töökoht, siis teine nali, mis selle kohaga seoses oli siis see, et mina teatavasti olen 1,74 m pikk, need hiinlased olid mulle kõik umbes lõuani ja siis äkki teatati, helistati, et tuleb Eesti president sööma. Nii, aga meil oli seal ka selline ümmargune vippsaal, tead nagu, kus see laud käib ringi kõik ja siis tehti see kõik väga ilusaks, aga meil ei olnud veel vormiriideid tööte teenindajatel. Ja siis nad vaatasid mind nagu tükk aega
ja siis ütlesid, sina lähed neid teenindama. Ma ei teadnud mitte midagi teenindusest, ma ei teadnud üldse restorani maailmast, ma olin töötanud 6 aega seal restoranis. Ja põhimõtteliselt vist tunni aja pärast pidi seal olema ja siis nad vaatasid mind veel ja vaatasid mõtliku näoga ja ütlesid, me peame su riided vahetama. Ma mõtlesin, okei, siis see riiete vahetamine tähendas seda, et seal oli omaniku naine, oli väike hiinlanna, umbes 1,54 m. Mina olen 1,74 m, ma rõhutan, ja tal oli siis see hiina kleit seljas selline, mis temal oli maani, sest ametina väga ilus. Siis ta ajas talle endal lihtsalt seljast ära minu ees ja ütles, et pane see selga nüüd endale. Ma siis ajasingi selle selga, minul oli see põlvini see kleit. ja Lennart Meri tuli ja kuidagi ta sai ära teenindatud ja sealt on ka mul teenindusalalt näiteks üks asi, mis mul elu lõpuni seisab meeles. Kui ma läksin valama vist veini, ma ei tea, ma ei osanud isegi veini valada, ma läksin selle mingi veinipudeliga sinna ja keegi mulle ütles, et presidendile peab esimesena valama, et see on etikett, ma ei teadnud sellest mitte midagi ja valasid ja siis Lennart ütles mulle alati naisele esimesena. Ja sealt ja see Elle oli tal siis kõrval. Et võt sellised asjad, aga kuna sinna toodi ka meremadu näiteks, sinna toodi sellist toorainet, mida ma ei ole siiamaani Eestis kuskil näinud, et see oli siis see, kus ma õppisin armastama ja vürtsi ja spice'i kindlasti seda Aasia kööki. Kui kaua sa seal vastu pidasid, Tiina? Mitte väga kaua, see oli umbes 9 kuud. See oli veini valesti. Ei, ma olin, kõik läks hästi, ma olin veel, siis läks kõik hästi, aga umbes 9 kuu pärast. Ma arvan, et see teema oli siis sellel ajal, kes teab, mis igasuguses see koht pandi kinni. Okay. Ja siis läksin ma tööle laevale. Aha, Tallink. Ma alustasin Viking Line'is. Okay. Olid sellised katamaraanid Viking Expressi peal, mis olid ka väga põnevad ja ma olin seal business klassis siis stewardess teisel korrusel ja muuseas ma pean ütlema, et Viking Line'is oli väga hea köök. Suured, see oli kuulus siis Soomele, suurtest köökidest tulid sealt siis kõik salatid, toorained, need olid värsked, need olid suurepärased, et noh, praeguse laevaköögiga võrreldes siis, ma ei taha midagi öelda. Sa tahad öelda, et varem oli tooraine oli rohkem kättesaadav? Oli jah, ilmselt oli nii. Kuigi kõik räägivad, et kaheks polnud midagi saada ja nii edasi. Me siin saime värsket kana, lõime ise selle maha ja... Absoluutselt, aga see oli jah, sellised asjad on olemas. No ja sealt edasi mul siis vaikselt arenes, siis ma üritasin igasugused muid asju, ma lõpetasin turismimajanduse ja... Aga sa ei ole õppinud kokaks ju, sa ei ole seda kooli läbi. Ma ei ole mitte kunagi õppinud kokaks, aga ma olen ise väga-väga palju endaga tööd teinud, sest kui ma avasin Saldis, ma sain aru, et ma olen väga loll, ma ei tea mitte midagi ja ma olen käinud erinevates restorani köökides, alates kartuli koorimisest, nõude pesemisest, kõike tegemas. Mul on olnud võimalus Sitsiilias näiteks raviolisid teha, pastataignaid õppida mägedes siis talus ja no ma olen ühesõnaga ma olen selline, et ma topin oma nina absoluutselt igasse kööki, kus vähegi võimalik, et jah. Kuna sa said aru, et vot see on see minu asi, et ma jään siia, ma teen seda ja kas sa oled kunagi kahetsenud ka seda? Ei. Mitte kunagi? Ei, see on tohutult raske, et ma pean nagu selle koha pealt ütlema, et nagu naisena selles maailmas olla, väga paljud arvavad seda, et väga glamuurne on ju korraldada üritusi, ma teen väga palju üritusi. Me teame, me räägime sellest veel täna palju. Ja särada klaas käes siis restorani ukse peal ja muudkui kolistada kokku, pluss siis igal pool sotsiaalmeedias jagada, kuidas mul reisidel läheb ja kuidas ma muudkui söön ja kõik on hästi tore. Aga milline see tegelikult see restorani igapäev on, et see, et mis selle ürituse taga seisneb, et hommikul näiteks algab sellega, et sa turult tassid naisena üksi mitmekümne kiloseid kaste ja kotte higimulli otsa ees autosse, siis sa jõuad restorani ja siis sa avastad, et näiteks sul on WC umbes, et sul on külaliste saabumise 4 tundi aega, siis helistab sulle nõudepesija, ütleb, et tal on koer haige ja ta täna ei tule tööle, sul on vaja kiiresti otsida uus inimene, siis lihtsalt on keegi jätnud kauba saatmata ja siis sa kiutad uuesti poodi ja siis 15 minutit enne seda, kui restoran lahti läheb, sa pead endale tegema meigi, panema selga riide ja siis särama ja naeratama. Umbes selline on. Miks sa teed seda? Aga teine pool, ma lihtsalt rääkisin selle koledama poole ära, aga teine pool on see, ma ei kujuta enam ette, et ma peaks olema kuskil vabandust, kõikide kontoritöötajate ees, need on väga-väga vajalikud, aga istuma kuskil kella 9-5, ma ikkagi reguleerin oma aega, see on põnev, see on äge ja kõige tähtsam on inimeste tagasiside ja see positiivsus, et see on tegelikult inimestega töötamine, iga päev juhtub midagi, et
minu hing on lihtsalt selline, et mulle meeldib olla nagu asjas sees reaalselt. Et noh, nagu praegu, meie siin. Eesti meedia on kutsunud Tiina sind, et sa oled pop-up restoranide kuninganna. Ehk siis sa oled kindlasti korraldanud kõige vingemaid üritusi, just me räägime ürituskorraldusest kui toitlustusest mingil festivalil ja nii edasi. Et kus sa siis, üks asi on teha restoranis, seda on tegelikult mugav teha, sul on oma köök, kõik asjad, sa tunned seda värki, sa tead, kuna see peldikupott läheb umbe ja nii edasi ja see nõudepesi helistab, seda kõik on teada, aga kui sa lähed välja kuhugi, see on nagu natuke enesepiinamine, et seal sa ei tea, mis sind ees ootab. Ma nüüd nii kõrgelt ennast ei hindaks, aga on tõesti nagu juhtunud nii, et mulle meeldib see, mulle meeldib väga väljaspool maja teha, võib-olla see sai alguse sellest, et salt on lihtsalt hästi väike ja sinna ei mahu nii palju. Aga räägime, kui väike salt on? Kui me saldi avasime, oli seal 25 kohta, praegu me mahutame 48. Kuidas see võimalik on? Kuidas see võimalik on, et 25 ja siis oli juba tegelikult ju tihe, tegelikult ei mahtunud seal istuma. Küll ta mahub, meil on maksimum olnud 50, no siis ei mahtunud tõesti enam. Siis istus ka, vetsupoti peal istus ka keegi ja? Jaa, peaaegu, aga ürituse tegime ära ja kõik olid väga rahul ka. Ma olen alati oma tuttavatele öelnud, et kui te lähete Tallinnasse, siis minge Salti, siis te olete nagu, te ei ole enam Eestis, te olete nagu välismaal, seal on kõik see melu, avatud köök, seal on tõesti külje kõrval tuleb istuda ja ma arvan, et see annabki selle tunde, et öeldakse, et miks üks restoran töötab ja miks teine ei tööta, et mina ütlen, et igal restoranil on ka oma hing või midagi enamat, mis on nagu selline X-faktor, me ei oska seda kirjeldada ja Saldil on see olemas. Mitme aastane Salt on? Salt sai sellel aastal 13. 13. Mult on väga palju küsitud, et miks ma nagu selle Saldiga kõik ju kolivad välja praegu. Kõik vanad restoranid võtavad uued, ilusad ruumid, kõik suurte akendega ja kuld ja moodsa remondiga ja kõik need asjad, mis ma siis seal kükitan. Aga ma ei oska öelda, ma arvan, et see ei oleks enam Salt. Et siis oleks see juba mingisugune teine restoran ja lisaks on minu Salt see, et ta on nagu selline minu labor, kus ma saan katsetada, teha rahulikult kõiki asju. Muuseas, mul puudub nagu alustehnika, saad aru, see baas, aga tänu sellele on mul võimalus teha selliseid asju, mida võib-olla nagu sellistel sinusugustel kokadel ei lubata teha või pannakse pahaks. Ja kui läheb nässu, siis läheb nässu ja see on äge, et mul on see järjest rohkem see meeldib. Ühel hetkel ma võib-olla näen ennast, ma ei tea, kuskil mujal. aga samas sa oled teinud ju veel restorane, et Salt ei ole sinu ainukene. Ma olen väga palju huvitavat projekte teinud ja ma olen teinud, nagu sina tead, 2 restorani, aga ma võin ühe saladuse ka võib-olla, kui sa väga pressid välja rääkida. No kuidas see muidugi räägi, me tahame teada. No kõigepealt siis alustame sellest, et ma tegin Riviera restorani Eks ja Maarjamäel. Jaa. Sellega oli see kurb lugu, et ma nimetaks seda minu koroona restoraniks. See on otses mõttes, sest mina olin see hull naine, kes tegelikult, ma arvan, mitte keegi ei avanud restorani, siis ma avasin 1. juuni 2020. See oli täpselt see COVID-i esimene aasta ja Ajaloumuuseumis oli see restoran. Ja esimese aasta me pidasime vastu, tähendab, meil läks väga-väga hästi suvi ja meil oli väga palju rahvast, siis tuli esimene talv, mis totaalselt siis kui kõik pandi kinni, kõik bookingud canceldati. Võime öelda ka, et läks perse. Me saame piiksud peale panna. Okei, sina ütle seda minu eest. Ja teine aasta läks siis samamoodi ja siis, kuna tegemist oli Ajaloumuuseumi väga suurte ruumidega ja siis tõusis elektri hind ka veel ja siis me otsustasime, et me paneme kinni, et omast taskust ei taha nagu restoranile peale maksta. Siis me proovisime, siis tegime siis Stereo Virus, nagu sa väga hästi tead, olime naabrid. Olime naabrid, väga lahe naaber. No just. Ma olin siis tohutult inspireeritud Ladina-Ameerikast. Ma käisin seal just sel ajal 5 aastat järjest, ma käisin peaaegu kõik riigid läbi ja ma tahtsin tuua seda autentset Ladina-Ameerika kööki Eestisse, sest meie enamus inimesi teab ju vaid chili con carne ja võib-olla on kuulnud keegi burritos midagi. Burrito muuseas ei ole Ladina-Ameerika köök, vaid on siis Tex-Mex ehk siis endine Mehhiko ala, mis nüüd USA-le kuulub, USA mugandatud köögist. Ja tegime selle, et pakkusime siis food hallis. Ma räägin hästi ausalt, vaata, otsekohene. Ja nii ongi. Mina võin öelda jällegi, et mina andsin oma panused sa ellu jaoks, mina sõin ainult seal. See oli nii äge, mul oli nii palju tegelikult selliseid kliente, kes seal sõid, aga me tegime värskest toorainest ja nullist. Ja see tähendab seda, et teades, mis need hinnad on. Ja.
ma ei kasutanud sellist fast food'i, ma läksin lõpuni välja sellega ja noh, midagi ei ole teha, sealt tuleb nüüd see, mis mul siin taga kuskil tiksub, et meie Eesti vajab hirmsasti sellist toidukoolitust inimestel või sellist natuke toiduharidust. Sest meie inimene, see ei ole midagi halba selles mõttes, aga meie inimene lihtsalt ei tea mitte midagi sellest toidust. Ja ta pole kuulnud, sellepärast ta eelistabki, et ta läheb pigem sellisesse suvalisse tuntud fast foodi ketti kui mingisugust võõrast nime, millest ta ei ole midagi kuulnud. Ta läheb sööb burritot. Aga nüüd see saladus, ma räägin selle kiiresti ära. Ma olen 6 aega pidanud teatrirestorani ja see oli No99, kes kutsus mind restorani pidama. Siis samas seal nende ruumides. See oli nüüd siis, ma arvan, aastat juba 10 tagasi. Ja tegelikult oli väga ägedad ruumid, väga äge projekt ja ka sa tead, mis juhtus see, et ma 6 aega pidasin ja siis teatri selleaegne juhtkond otsustas, et restoran ikkagi ei ole vajalik nende ruumides ja põhimõtteliselt siis ostis meid uuesti välja sealt, lõpetas ise omapoolset lepingu ära. Algselt, kui sind kutsuti kindlasti, siis oli see mõte, et üks toetaks teist, et tooks ju publikut ja edasi. Te läksite siis populaarsemaks, jah? Me läksime järjest populaarsemaks ja nende üks tingimus oli see, et ma saan aru, et näitlejad peavad süüa saama, aga noh, põhimõtteliselt me saame tasuta, jah, ma saan aru sellest igat pidi, aga kui sa oled nagu üks on riigiettevõte, teine on äriettevõte ja siis tasuta lõunad ei saa kahjuks, ei ole midagi teha. Et see oli see ilmselt, mis siis selle, aga koht oli ise ja kogemus oli ka suurepärane, nii et jah, ma sain aru, mis tähendab teatrirestoran olla ja etenduse vaheaeg, see meeletu tramm, mis tuli rahvast, ma poleks uskunud, et kõik tulevad ja ostavad, et mul olid seal suured plaanid ümber korraldada kõike, suupistid rohkem pakkuda igal poole. Pärast räägime sellest, sest meil on seda know-how'd on meil vist vaja, sest meil on täpselt samamoodi, et Vanemuise suur maja on 666 kohta ja kui see vaheaeg on, siis see on ju täpselt mingi 25 minutit ja see kõik tulevad korraga ja tahavad kiiresti saada ja nii edasi. Sa mõtlesid ise teeninduskassad või? Jah, just. Mida täna teeb Tiina? Kas peas juba on mingid uued mõtted ka? Mul on hästi palju projekte ja mõtted kogu aeg ja üks on Tartuga seotud ka kusjuures, et siin mitte ainult sina, vaid mul tegelikult õnnestus 6 aega tagasi käia Tartus ja koolitada välja üks imetore seltskond. Ja ma arvan, sellepärast ongi Tartu üliinnovatiivne linn, et kes veel ei ole käinud, siis veel üks äge koht on olemas. See on siis Tartu Ülikooli kliinikumi kohvikum ja kelle seltskond on ka täna siin, ma teeks neile aplausi, nad on väga-väga ägedad, sest kui palju on Eestis siis, ma isegi nimetaks sööklaks seda, vaid nimetaks bistrooks või kui palju on Eestis selliseid haigla toitlustuskohti, kes otsustavad olla innovatiivsed, teha värskest toorainest ja muuta oma menüüd ägedaks ja selliseks, et see meeldiks inimestele rohkem. Ja muuseas, see on 5000 inimese toitlustamine päevas. 5000 inimest päevas? On nii või? Jah. See on ju kasumlik. Ja ma käisin seal täna hommikul söömas ja väga maitsev oli, teate, ja neid quesadillasid, mida me õpetasime. Väga lahe. Kuidas täna on restorani Eestis pidada? On see lihtne? On see keeruline? Ma arvan, et kui ausalt öelda, ma arvan väga keeruline. Väga keeruline? Ja kui sul ei ole taga suuri sponsoreid ja sellist võib-olla massi ja suurt restorani, sellist väikest restorani pidada lihtsalt oma kulude asjadega. Sul võib restoran rahvast täis olla, aga sa võitled nagu kuust ainult maksudega tegelikult, et see jõuast et sa saaks maksnud riigi maksud põhimõtteliselt. Tuletame meelde 24%. Absoluutselt tuletan meelde, et see on ja see on tõstnud ka kõik hinnad lakke, siis tooraine hinnad ja asjad. Aga teise koha pealt ma mõtlen jälle, et varsti tulevad jõulud ja inimesed hakkavad jälle käima, vaja optimist nagu hingelt. Küll see läheb jälle kõik paremaks ja see on ju kõik meie kätes tegelikult, Joel, sinu kätes ka, et need üritused täpselt, mida sina teed ja sellepärast ma siia tulin ka, et need on nii vajalikud, et me peamegi rääkima sellest teemast, et see jõuaks ka nagu tavalise inimeseni, kes ei ole restoraniga seotud. Aga lähme ikkagi nüüd lõpusa noodiga kööki. Pearoog, kas tahad ära rääkida ka juba? Mis on pearooks meil täna? Absoluutselt. Nüüd meie rännak, nüüd me lähme siis Mehhikost välja ja me lähme hoopis Lähis-Idasse ja sinna Maroko kanti, Tuneesia, Maroko, me teeme teile tadžinni ehk siis lamba tadžinni, mis meenutab natukene võib-olla karrit, aga kindlasti ta see ei ole ja vürts, köömen, kaneel annavad, siis ta on selline soe, talvine mõnus toit. Sinna juurde pakume jälle ühte sihukest nime, mida võib-olla ei ole kuulnud, tabula
ehk siis kuskussiga tehtud külm, värske salat, kus on sitrust, koriandrit, kurki, tomatit. Siis sinna peale marineerisime sidruni ja tšilliga natukene kõrvitset ja piparmündine jogurtikaste. Päris hea kombinatsioon on, jah, see jogurt on seal, annab nagu mõnusa sellise. No ütleme niimoodi, et vürtsi tõmbab nagu balansseerib ära. Jah. Teine käik on lauda serveeritud, ma ütlen ausalt, nii nagu kokkadel ikka, kiiresti jäi üks taldrik üle, haarasin selle, jooksin taha õllekastide peal, toetasin ja hingasin selle 5 sekundiga sisse, ma teen sulle isiklikult aplausi, see on mega hea. Tõesti. Ja see aplausi on ainult minu poolt. Aitäh. Tõeline rännak. Ma küsin sult nüüd sellise küsimuse, mida arvatavasti on minu käest küsitud vaated kõige rohkem. Ja see on niisugune hästi ebameeldiv küsimus. Ahah. Kus sa seda inspiratsiooni siis ammutad? Tead, ma ütleks selle peale, et elust enesest. Elust enesest? Just, inimestest, seiklustest, reisidest, kindlasti reisidest. Aga see ei tähenda seda reiside puhul, ainult muidugi ma käin reisidel ja söön väga palju erinevates kohtades, nii palju kui vähegi võimalik. See on üks osa sellest. Aga tihtipeale mingisugused pildid, mingisugused lõhnad. Et ma võin ka rannas olla näiteks. Sa oled ajakirjanikule öelnud, et sa räägid toiduga. Olen. Sa räägid, jaa, et sa suhtled toiduga ja toorainega ja sealt sa saad inspiratsiooni. Ma tahtsin küsida, kas Toit sinuga vastu ka räägib? Muidugi räägib, absoluutselt räägib ja siis kui ta ei taha seda, mida ma teen, nagu ma sulle enne ütlesin, mul on see katselabor ja kodus on ka kindlasti katselabor ja minu lapsed ja abikaasa on ka sellised katsevalge tiired. Nad annavad väga adekvaatset tagasisidet mulle tegelikult erinevate asjad ja nad kõik on väga erinevate maitsetega, ühele maitsevad ühed asjad, teisele teised asjad. Kas teil on niimoodi, et õhtul on siis 3 erinevat rooga või saate ikkagi ühest pajast söönuks? Tead, mul on ka olnud, et mul on erinevad road, aga üldiselt saab ühest pajast söönuks ja mul on selle kodus toidu tegemisega on tegelikult nii, et mulle õudselt meeldib kokata, kui mul on aega. Ma iialgi ei läheks Masterchefile. Ma vaatasin, ma tohutult austan, mul Anna restorani, Anna Kaasik ja kõik nad väga meeldivad. Ma võtan müts maha nende ees seal. Et mulle ei meeldi selles mõttes, kui mul on nagu tohutu push tempo, et sa pead tegema seda, sest ma teen mingisuguse kastme või asja valmis, siis ma tundub, et ma ei taha, kui ma teen selle ümber, ma tahan, et mul on aega, ma saan rahulikult seda genereerida ja teha, mis ma parajasti teen. Mulle väga ei meeldi selline igapäevane toidu tegemine, ma pean lapse pärast tegema, me jäime ka palju väljas söömas tegelikult. Aga voltimine? Vahest jaa. See on jumala okei, seda ei pea häbenema, mina teen seda ka. Ei, ma teen seda, üldse diivanit tõusma mõnikord. Absoluutselt, ma olengi mõnikord nii kuramuse väsinud. Absoluutselt tean, mida et ma ei taha näha seda külmkappi ja ma ei taha seda kööki näha ja jube hea kätte võtta ja midagi toredat tellida sealt näiteks. Ja lapsed muidugi ka seda väga armastavad, aga ma üritan seda ikkagi võimalikult vähe teha, sest see on ikkagi see asi, mis minu meelest natukene hävitab seda restorani maailma ja kõike seda. On, aga nii kahju, kui see ka ei ole, me liigume natukene selles suunas. Aga me lubasime hoida Halloweeni puhul niisugust positiivset nooti. Ja me jõudsime sinnani, et sa ammutad inspiratsiooni, ma saan aru, ma ei tea, rannas olles, kuskilt lõhnu tundes, lugedes, reisides. Kui suur reisihunt sa oled, räägi? Ma arvan, et ma olen väga suur, ma arvan, et see on üks kõige suurem asi, mis mind üldse inspireerib ja mille nimel mina tööd teen ja üritan raha teenida. Väga lahe. Sest, ja see on mu ainuke puhkuse hetk, mis on. Sest kui mõned inimesed käivad tööl selleks, et teenivad raha, et ma ei tea, ehitada maju, osta autosid, rõivaid, ma ei tea, mis muid asju, siis minu jaoks ma paneks kõik oma raha reisimisse ja söömisesse. Ja, sest sul on auto ja maja ja rõivad olemas. Noh, jah, kusagil ma saan elada, lubatakse mul elada. Aga räägi reisimisest. Kui minult küsida näiteks, Joel, mis on sinu lemmik reisi sihtpunktid, siis kõige kiirem selline ärakadumine alati Itaalia hästi lihtne. Üks lemmik kohtasid on kindlasti Lõuna-Aafrika, ma olen selle 3 korda käinud, väga-väga meeldib.
Island on tohutult kihvt näiteks. Seal ma ei ole käinud. Ja, oi jumal, soovitan. Tõesti, jah? Ja Islandit soovitan, kui sa oled veel toidu inimene, Island, no kuule, peab minema. Mul on tegelikult jagunevad reisid nagu, enamjaolt nad on kõik toiduga seotud, aga on ka spetsiaalsed toidureisid, kus ma olen üritanud külastada, rääkides nüüd siis nendest väga kõrge taseme restoranidest, et neid 50 besti restorane mul on õnnestunud üksjagu külastada, et see on nagu hobi. Ma nagu tahaks see on töö. See on töö ja see ongi mingis mõttes ka töö. Aga kuule, see on töö, kas selle võib kuludesse panna? Aga miks ei või, kui sealt saada inspiratsiooni, see on osa sellest? Ma ei tea, kas võib, ma olen pannud. No nii. No näiteks Argentiinas, Don Julio, hetkel ma just vaatasin, on sellel aastal 10 siis 50 bestis. Meie sattusime sinna 5 aastat tagasi ja läksime sinna teadlikult. No seal järjekord on, et kohta saada 2 kuud umbes, rohkem veel, kui sa üldse saad. Meie jalutasime sinna ukse taha. Loomulikult öeldi seal ukse peale, et sorry, et meil kohti ei ole ja nii edasi. Ja siis me jäime nagu sinna seisma, enamus inimesi keeras otsa ringi ja pani minema, seal oli väga palju keset küsimaid. Ja siis nad ütlesid, et oodake üks hetk, et kui teil on aega mingi pool tundi, tund võib-olla, et me võime teile pakkuda ühe dringi, ühe joogi ka klaasi kihisevat, et äkki te saate siis koha. Aga meil ei olnud kuskile kiiret. Ma võin sinna südaöössel ka saada. Me istusime tänaväärde maha, meile valati klaas, jääkülma, Proseccot, mitte seda Proseccot, mis meil poes müüakse, vaid neil on väga hea, vaata seal Itaalia kogukond, hästi suur, neil on hästi kvaliteetne Prosecco. Istusime ja limpsisime, me ootasime 15 minutit. Ja meid lasti sisse. Meil see oli mega elamus. Ta on sama tihedalt laudasid täis pandud, kui sealt muidugi 3 korda suurem. Seal on võib-olla, ma ei tea, 10 sentimeetrit on laua vahe. Ja see parajasti oli tohutu inflatsioon ja majanduslik kriis Argentiinas ja siis nende raha oli hästi-hästi madala kursiga ja see on ka üks kõige odavam restorani kogemus, mis meil on õnnestunud. Me jõime ära šampanja, ma arvan pudeli punast veini, me sõime ennast oimetuks, sest lihast ma ei taha rääkida, et peale seda tundsin ma nagu, vahepeal olen jälle teise teemast ja peale seda ma tundsin, et miks Eestis peaks näiteks sööma sealiha, kanaliha, lamb, meie kohalikke ja veiseliha, kui siis tegema hautisi ja selliseid asju. Aga kui sa tahad ikkagi seda steiki, see, mis tuleb grillilt, tead, kus see rasv voolab niimoodi, ta on nii pehme ja chimichurri ja kõik need asjad. Ühesõnaga, meie arve oli, ma arvan, umbes, jah, ma vaatan sinnapoole. Ja tegelikult ma ei mäleta, minu vist isegi maksid. Aga kas ta oli eurodes mingi 60 eurot? Et see oli, jah, just. Aga räägime siis sinu elu 3 kõige paremast restorani kogemusest. Kas see võis olla üks? Issa, ma ei tea, mul on rohkem neid, aga okei, ma räägin üks kõige suuremaid, kes on ka minu mentorid tegelikult, on Virgilio Martinez, ehk siis Central Peruus. Ja see oli küll koht, mis me panime, see oli ka 5 aastat tagasi, see oli ka esimene Ladina-Ameerika reis ja sinna me panime kohad kinni. See on nagu omaette küla, kus sa lähed, siis seal on kõrged müürid, loomulikult nagu Peruus ongi siukest ja sa lähed sinna aeda sisse ja siis algab muinasjutt. Ja see muinasjutt kestis umbes 4,5 tundi. Ma mäletan, neid käikusid oli seal mingi 20 ringis võib-olla. Aga see iga käik, iga story, sind viidi aeda vaatama, nuusutama, sa ise korjasid mingisuguse taime ja siis oli sellega story see jutt põhimõtteliselt. Kõik need mereannid, kõik need toidud, mis seal olid, see oli nii äge. Loomulikult mina pärast ronisin kööki, mul on foto isegi, kus ma kõikidega tegin koos pilti, mõtlesin, ma tahan seda kööki näha, ma olen Eestis, keegi polnud Eestis kedagi näinud ja kuulnud. Keegi usub, et Eesti olemas on. Et see oli midagi sellist, mis jättis ja peale seda võib-olla tekkis mingisugune siuke asi, ma hakkasin kogu aeg otsima nagu enamat nendest. Ja kui ma ausalt ütlen, siis sellest kõrgemat taset ma ei ole siiani kuskil leidnud. Ma olen väga ägedaid erinevaid kohti leidnud. Ma tean, mida sa tunned. Minul näiteks juhtus sellise, ma olin ka kunagi Michelini rännakutel ja otsisin kogu aeg kohti ja käisin erinevates kohtades ja siis mingi moment tuli sein ette. Ja kui sa ei saa enam seda, siis see muutub igavaks. Hästi igavaks muutub. Mingi moment enam ei tahagi käia, siis tahad hoopis lihtsaid asju hakata otsima. Ma kohe räägin nüüd teisest kogemusest ja see on täiesti äärmuses. See oli sellel suvel juunis õnnestus mul külastada siis ägedaid Aasia kohti, seal kaasa arvatud Hongkongi. Ühesõnaga, me olime suure seltskonnaga ja meil on siuke kärgperekond, meil oli minu lapsed, Risto lapsed, kõik olid suured lapsed, väiksed lapsed, kõik oli kaasas ja pool seltskonda siis läks shoppama ja mina siis oma pojaga
leidsime ühe baari ja istusime sinna maha. Poeg võttis ühe õlle, mina mõtlesin, mina tahan ühe klaasi punast veini ja niisama jutustasime, seal rääkisime ja siis tuli see baari omanik, kes siis selgus, et ta oli Taanist minu meelest, kes oli tulnud elama sinna. Meil oli just plaan, et me tahame ühe laevareisi teha ja me tahame siis minna mingile saarele. Ja siis ta luges meil ette, ütles, ärge minge sinna, see on nii turistiko. Ja siis ütles, aga võt selle suure saare, mis on kõige tuntum ja kuhu neid reisi tehakse, selle kõrval on üks väike saar. Minge sinna. Okay. Ja siis jalutasime seal ringi ja kõik on restoranid, kõik see ranna äär on täis restorane ja kõik on värsket kala ja see kala on siis ämbritega tuuakse just vahetult, mitte kala ainult, vaid kõik võimalikud mereained, sellised, mida sa kunagi ole näinud, karvased, sulelised, pikkade koibadega, punased krabid, kollased krabid, sinised, noh kõik. Ujuma küll sinna ei lähe. Nii, aga lisaks selle kõrval ongi siis see restoran ja siis sa saad ise valid, mis krabis ja mida sa tahad, viid need restorani ja siis need tehakse sulle valmis. Restoran on vakstuga selline. Tahtsin just küsida, kas ta on restoran või ta pigem on selline bistroo söökla tüüpi? Söökla, nagu kõige hullem, mis üldse, no kõik on plastmasstoolid, isegi salvrätikud on lauas ja siis me võtsime, ma mäletan, krevetid ja mingi krabi oli ka ja seal olid, nad tegid krabikarrit. Igal juhul see laud oli mereande täis. Sul ei ole millegagi süüa, sa pead ainult näppudega sööma, sa ei söö seda kahvliga. Nii et ma lõpetasin söömise, ma olin näost nagu üleni oranž, kollan, krevett, muriided olid. Aga need maitsed, need olid meeletud. See oli nagu selline nauding, et ma ei unusta seda nagu mitte kunagi. Väike paistis lihtsalt. Sa vaatad sinna merele neid kalapaate, neid kohalikke, kes tulevad, marsivad nende kalatünnidega ja sa sööd ja naudid see värskus. Vaat see on nagu elamus. Ja nüüd ma otsin siuksi kohti. Aga kas selle elamuse hind on ka meeles? See oli väga-väga soodne, sest praegu isegi Jaapan on soodsam kui Eestis, et Tokyos käies samamoodi restoranil. Ma arvan, et see maksis, ma ei tea, võib-olla 10-15 eurot kokku kogu see lõunas, et see oli ikkagi, hinnad on väga-väga soodsad. Sa oled päris palju reisinud, ma mõtlen, on veel mõni koht, mis sul mõttes mõlgub, kuhu sa jõudnud ei ole ja kuhu sa kindlasti tahaksid minna? Kindlasti on. Ma alles hakkasin Aasiat avastama, aga sa tead, et ma suutsin läbi käia Lõuna-Ameerika, USA, Euroopa, Aafrikaski, aga ma ei olnud kunagi käinud Aasias. Nii et sel kevadel mul õnnestus käia siis Jaapanis ja Lõuna-Koreas ja siis ma käisin Hongkongis ja Singapuris. Ma tahaks väga avastada Vietnami, ma pole Tais veel käinud, kus kõik iga eestlane on käinud ja ma tahan sinna minna, mul on omad kohad. Ja ma tahan tagasi minna Lõuna-Koreasse. Nüüd Ladina-Ameerika järgi, seda me täna ei teinud, seda kunagi teinekord teeme seda. Aga Lõuna-Korea ja see toit ja köök jättis mulle unustamatu jälje samamoodi. Mulle meeldis see ütlus ka, et kogu restorani köök tegelikult on ju tänavatoidust välja kasvanud. Just. Ja see on nüüd see, mis miks ma nimetan ka Salti natukene see street food restoraniks, et tegelikult me ei tee ju otseselt seda street foodi, mis me teeme. Siis kõik praegused tippkokkade ja tipprestoranide lauale jõudvad toidud on tegelikult pärit tänavalt. Need samad ceviched, need samad tiraditod, need kõik võimalikud kastmed, kõik võimalikud, ainult tippkokkad on teinud siis, kus on tulnud molekulaargastronoomia, kes teeb seda fansimaks, kes teeb seda ägedamaks, aga need põhimaitsed on kõik tulnud ju tegelikult vanaemade köögist ja kuskil ürgsetest, iidsetest köökidest. On ka toite, mis on täitsa juhuslikult või on juhuslikult tulnud, et on midagi nässu läinud ja sellest on midagi sündinud. See on ka minust lahe. Jaa, absoluutselt. Ma alati kuidagi satun inimestega rääkima, mulle õudselt meeldib reisida, küsida enne selle, kus ma saan inspiratsiooni. Väga palju saan vestlustest. Et mulle väga meeldib, kui ma satun kuskil, ma olen kuskil restoranit, ma hakkan kindlasti kõrvalrauaga rääkima raudselt, et lihtsalt, et mul on nii huvitav kuulata, mida nad teevad, miks ja eriti ja köögiga mulle meeldib rääkida teenindajatega ja sellepärast on Saltis ka lauad nii tihedalt, mina olen seal olnud söömas ja siis ma olen kuulnud, ma ei olegi tahtnud teada, mis see kõrvallaud räägib, aga alati kuuled, sest nad istuvad nii külg-külje kõrval ja tegelikult on see ju täiesti eestlasele nagu loomuvastane. Tegelikult ei taha olla, aga lähed sellega ma tahtsin jälle eksperimenteerida, sest ma tean, et ikkagi, ma arvan 80% Eestis on ikkagi, kes eelistab privaatsust, rahulikkust, et see võtab ikka aega käima, et üks 2-3 tundi head napsu ja õhtusööki, siis läheb see eestlane lõpuks käima. Aga minu mõte oli see, et inimesed peavad olema sotsiaalsed ja suhtlema ja nüüd jõuame veel ühe väga tähtsa asjani, et kogu toitlustus, kogu söögikultuur,
see on tegelikult ongi ju, see on kultuur, see ongi elu alus selles mõttes, kõik tähtsad asjad on tulnud söögilaua tagant. Alates ürgajast lõkke juures istuti söödi, räägiti kõik jutud ära, et ilma selleta ei saa. Ja kui me suudame seda nagu väärtustada lõpuks, mida me sööme, ehk siit jälle see, et me oleme need, mida me sööme, kui me suudame hakata natuke valima, mida me sööme, et siis see on juba suur samm edasi ja areng edasi. Ja. Et hea tuju on ikkagi hea toidu alus ka. Et see energia, millega sa teed, sa paned selle toidu sisse ja kui sul on, ütleme niimoodi, et sul on sitt tuju, siis see toit ei saa ka ju hea tulla. Mul on õnneks üks asi, et kui mul on sitt tuju, siis ma lähengi koju süüa tegema. Siis see on ainuke asi, mis mulle meeldib, mis rahustab, see tõstab mu tuju. Ma saan rahulikult tegeleda, ma ei pea nagu kellegagi teist närvi ajama ega rääkima, saan tegeleda, hakkan mingit uut retsepti katsetama näiteks. Väga lahe. Kui Tiina tuleb pikalt reisilt ja jõuab koju, mis on Tiina toit, mida ta tahab? Kas sa igatsed midagi ka Eestist? Kiluleiba kindlasti otsid ära. Kiluleiba, kus on natukene sibulat ja see munaviilud peal ja selline hea kilu. Must leib, et see on see, mida ma tahaks ja ma olen tegelikult väga suur selline kotlettide fänn, et mulle väga meeldib kotletid, selline mõnus kuurekaste. Kõik asjad, mis on akliastad, pikk poiss, hea, akliakaste, super. Kotletid, andke ette, söö. Külmakastmega, sojakastmega, pudruga, tatraga. Võileiva peal. Igale pool, külmalt, soojad, nõus. Absoluutselt, jaa. Enne kui me lähme väga põneva magustoidu juurde, ma teeks ühed 5 kiiret küsimust. Nii. Oled valmis, aga sa pead vastama nagu kiiresti. Ma üritan, ma olen juba. Tiina lemmiktoit? Risotto. Risotto. Lemmikreisi sihtpunkt? Korea. Lemmik tooraine? Liha. Väga ilus vastus. Lemmik köögiriist või vahend, mis peab olema köögis? Nuga. Nuga. Väga hea vastus. Ja teeme ühe pähkli ka, lemmik Eesti restoran. Saab ainult üks õige vastus olla. Ainult üks õige vastus. Salt? Õige. Kas sa tahad rääkida meile tänasest põnevast magustoidust ka? Jaa, ma usun, et nüüd te olete juba natuke maha rahunenud. Esimene käik hirmutas ära, et kuhu Mehhikosse, Tšillidesse ma nüüd teid viin. Siis me läksime vahepeal edasi Araabiasse hoopis. Ja nüüd ma toon teid tagasi kõigi lemmikusse Itaaliasse. Ja pakun teile tiramisud. Aga ma ei paku seda klassikalises versioonis. Ma arvan, et ma pakun sellises versioonis, mida keegi enne ei ole söönud. Et ühesõnaga ma pakun tiramisut meie enda kodutehtud limoncello ja kuldreneti õunaga. Tuli välja küll, on ju? Väga hästi tuli välja. Ja mis siin salata, võib-olla võimegi juba ette ruttavalt öelda, et ei ole ka sinu viimane kord, kui sa siia tuled. Teeme järgmise õhtusöögi ka. Midagi väga ägedat. Ja teises formaadis aga teeme. Ja. Igal juhul me oleme rääkinud siis, et sul meeldib reisida. Ja. Sa ei ole õppinud kokaks, kuid ma ütlen ausalt, et sa teed silmad ette väga paljudele kokkadele. Aitäh. Sa ei ole kindlasti tavaline kokk, sa oled äärmuslane. Sulle meeldivad erinevad maitsed. Ma ütleks võib-olla isegi eestlasele võõrad. Kuidas sinu kliendid, kui ta tuleb salti ja saab midagi sellist, mis me täna sõime, kas tagasiside on alati positiivne? Ei, mul on igasuguseid tagasisidemeid olnud, et ütleme nii, et enamjaolt ikkagi on positiivne, aga on väga huvitavaid tagasisidemeid olnud. Hiljuti oli just siin see toidunautleja restoranide nädal ja siis ma sain selle kokkuvõtte sealt ja ütleme 70% oli kõik olid väga rahul ja tegelikult oli selline lugu, et me pakkusime seda sama lambada džinni, oli meil pearoog sellel restoranide nädalal ja üks tagasiside oli siis selline, et nad ei oska isegi chili con carne'i õieti teha, et mina teen kodus seda paremini, ube ei olnud pandud.
No. Mis sa teed sellise tagasisidega? Ei, mis ma teen? Ma võtan huumoriga asja loomulikult, aga see tegelikult teeb hoopis vastupidi hästi kurvaks ja see on jälle see sama teema. Just, et inimesed ei tea. Just meie inimesed, et ükskõik kus maal Euroopas või kus sa lähed, et üks vähegi endast lugupidav inimene võiks vähemalt teha vahet näiteks, mis asi on harissa, mis asi on gochujang ja mis asi on siis, ma ei tea, kas või tabasco või mis iganes. Sriracha näiteks, just, et see on nagu tohutult erinevad vahed on chilid, aga me ei... Aga kuidas me seda teha saaks? Tead, mis ma kuulsin, ma ei tea, kas sa oled seda lugu kuulnud, aga hiljuti mulle räägiti, mis Sloveenias tehti. Mis on väga äge mõte. Jagatakse, riik jagab iga kuu gümnaasiumitele ja ülikoolidele siis 6-10 kupongi ja mis omakorda siis need koolid jagavad siis parimatele nendele tudengitele või õpilastele ja iga kupong annab võimaluse ühele toidule restoranis, aga sinna ei kuulu siis need fast food ja siin kiirtoidurestoranid, vaid korralikus fine dining restoranis. Ta saab selle. No vist ei saa jah, ilmselt. Aga ta väidabki, et see on selleks, et noori harida toitude ja toidukultuuri ja restoranid. Minu see on nagu super, lihtsalt see on nagu niivõrd tänuväärne. Kas sa Eesti Peakokkade ühendusse kuulud? Ei. Ja, mina kuulun, aga Eesti Restoranide Liidu oled ja. Et siis võib-olla, kas on see siis Restoranide Liidu eestvedamisel või Eesti Peakokkade ühenduse eestvedamisel, keegi peab seda eest vedama. Tiina ja Joel ei saa kahekesi joosta siin. Ma leiangi, et me ei saa tegelikult ainult kurta kogu aeg ja rääkida, et kui halvasti on kõik restoranidel ja raha ei ole ja me peame ise mõtlema lahendusi ja ideesid välja. Ja kui on rasked ajad, siis pole midagi. Peab hambad ristis natukene tegema võib-olla ka mõned asjad tasuta ära, et tulevikus siis killustada endale näiteks koolide koha pealt, see me toome ju endale selle tuleviku kliendi, et tegelikult kunagi mulle keegi väga kuulus välismaine kokk ütles selle koha pealt, et kõige tähtsam klient on meile laps. Jaa, absoluutselt nõus. See on väga lahe asi, mida me võiksime tegelikult ju kas või võtame ette ja veame edasi. Just. Ma tean muidugi, et seda on alustatud ja kuhugi viidud, aga see on jäänud alati stoppama. See on jäänud alati stoppama ja eks selleks napib inimestel vaba aega, raha seda ise, kui kiire sul on ja minul on täpselt samamoodi. Aga kui sinna kaasata nagu rohkem inimesi, et kui sellest rääkida ja just riigi ja valitsuse tasandil ka ja kui me lõpuks jõuaks selleni, et toitlustus on ka kultuuri osa ja sotsiaalse suhtlemise alus, et inimesed omavahel suhtleksid. Kui hästi sa oled muidu kursis kooli toitlustusega? Ma olen väga hästi kursis, sellepärast, et mul laps õpib 21. koolis Tallinnas, mis peaks siis olema nii-öelda eliitkool ja 6. klassis. Ja seda ma olen siis aegade algusest saadik juba kuulnud, samamoodi kui mul poeg lõpetas samamoodi selle kooli, milline see koolitoit on ja ma olen tegelikult nagu alguses mõtlesin, et ta ise viriseb ja ma olin nagu selles suhtes üsna range ema, et sa pead ikkagi proovima ja söö ja maitse ja et ei ole niimoodi, et mingis vanuses lihtsalt on see, et ma ei taha üks ei söö ja siis ei söö teine ka. Aga need näited on ikkagi päris sellised koledad ja pilte on ka tehtud ja et kui koolitoit on selline, et need nii nimetatakse pasta ja see on sinine ja see kleepub kokku, see tuleb minu enda kooliajast meelde, mitte midagi ei ole muutunud, see on täpselt samasugune. Et miks peab nagu sellist asja sööma, et see on kurb lihtsalt. Aga tervislikkus, kui tähtis see on? Absoluutselt, tervislikkus on samamoodi väga tähtis. Et seda vähemalt natukene, ma olen aru saanud, on koolidesse viidud. Ja see tervislikkus, ma saan aru, on nii palju see, et seal on üks õun või üks banaan antakse ja see on siis nii-öelda see või porgand on ju. See on siis see juurvili. Aga kõik võimalikud salatid, kõik võimalikud toidud, et selleks ei pea üldse nii palju raha kulutama tegelikult, et juurviljadest ja odavast toorainest saab igast asjuda ja see tähendab oma köökama, aga kõik on läinud kergema vastupanu teed, et ostetakse sisse seda teenust lihtsalt, kus midagi kuskil tehakse ja need, kes seda midagi kuskil teevad, nendel on absoluutselt jumala ükskõik, et kes seda sööb ja pakutakse. Mul praegu tekkis endal üks selline idee ka, mis sa sellest arvad, kui iga noor peaks
vähemalt 3 kuud töötama restoranis, sest see on ka üks koht, kus sa saad nagu sellise mingi baasi, elukooli ja täpselt see. Ja kui sa muud ei taha, sa võiks vähemalt 3 kuud proovida restoranis näiteks nõudepesus olla või nõudepesus, teeninduses ja nii edasi, sest seal sa õpid ka tegelikult ju suhtlema, mis seal toimub. Noh, sealt lauas on neid külalisi on ju nii palju erinevaid ja see tagasiside, kuidas sa sellega toime tuled, see on tegelikult selline suhtlemisoskus ja kõik tuleb sealt, sa tead ise. Praegu kahjuks on niimoodi, et kõik praktikandid, kes restoranides käivad, mitte kõik, aga väga suur osa on ikkagi tundub, et minnakse õppima Dekosse või kuskile nendesse koolidesse lihtsalt sellepärast, et peab kuskile õppima minema. Ja neid absoluutselt ei huvita see, et mida nad koka elukutse seal juures, nad teevad seda lihtsalt, et kuskile see mingi tärn kirja saab. Kui täna teeks nagu uut restorani, siis kui lihtne üldse meeskonda leida on? Nii ja naa. Vahepeal meil käib nagu periooditi, et mingil hetkel sügiseti on neile lihtsam leida, et siis tuleb neid CV-sid hästi palju, kevadel on nagu raskem, kõik lähevad kinni ja siis nad tahavad tööd teha. Kindlasti ei ole nii väga lihtne, et neid vestlusi tuleb tohutult palju teha. Kõige kurvem ongi see, et kui sa otsid, nagu kui ma otsin ka suvetöötajaid, siis väga palju inimesi on selliseid noori eriti, et ma lepin kokku vestluse ja mina tulen ju oma vabast ajast kohale. Ma tulen kell 9, kell 10 hommikul teda ootan. Mul on olnud situatsioon, kus mul oli 5 vestlust, 1 tuli kohale. Mitte keegi ei teatanud, ta ei saatnud sõnumit ega mitte midagi. Kui sa ei taha, siis sa lepid kokku. Ja siis on veel üks osa, kui sa võtad inimese tööle ja siis ta peab vastu seal mõne nädala ja siis ta on kadunud või siis kas ta on kadunud või siis ta teatab, et ta ei taha, et see on üks lõputu protsess, aga kuskilt sealt ikkagi midagi leida annab. Kui keegi nüüd, ma ei tea, saalis olevatest külalistest või kuulajatest või vaatajatest mõtleb, et kurat lahena, Tiina tõmbas mu täiega käiva, ma hakkan nüüd oma restorani tegema ja ma tahan seda teha. Mis sa talle soovitaks? Ära jumala eest hakka. Aga kui ta on ikka, tead ise, siuke põikpäine nagu sina ja ütleb, ei, ma teen ära, ma tean, mu sõbrad kiidavad, ma oskan süüa teha. Minu risotto on ikkagi kõige parem, et mis need näiteks 3, anna talle tee peale 3 mingit ideed? No siis tuleb see asi ära teha. Tuleb arvestada sellega, et eraelu sul enam ei ole, isiklikku elu. Et kui ta on abielus, siis on arvatavasti lahutus? Arvatavasti tuleb lahutus. Kui tal on natukene raha, siis pärast lastega on probleemid. Raha ka enam ei ole, just nimelt kindlasti mitte. Kui sa enne olid rikas. Just. Aega ei ole ka absoluutselt, sellest me rääkisime, aega ei ole. Aga samas, kui sul on see tahtmine olemas ja kui sul on olemas kannatlikkus, uudishimu ja hästi suur selline edasi pürgimine ja tahtmine teha midagi, siis ma arvan, sa saad hakkama. Siis on sulle. Aga samas ma ütlen kõigile, et tegelikult, et kui sa tunned, et sa midagi tahad teha või oma elus muutust, siis kõik tuleb elus ära proovida. Elu on liiga lühike selleks, et midagi tegemata jätta ja pärast kahetseda. Ja kui läheb halvasti, siis mis siis juhtub? Mis siin halvasti saab minna? Mis iganes. Jah, proovid uuesti jälle. Tõused ja lähed edasi. Jaa, väga vahva. Ma ise hakkasin mõtlema, et äkki peaks midagi uut tegema. Ma olen 100% kindel, sul pole ju veel kõik tehtud. Ja ma alguses urgitsesin, ega sa midagi mulle täpselt ei öelnud, kas sul mingi järgmine projekt on juba, aga ja näiteks Michelin, 1 tärn, 2, oled sa seda ka jahtimas, tahad sa, on see sinu jaoks oluline? Tegelikult ei ole. Miks ta on oluline? Ta ei ole oluline. Ma arvan, et võib-olla ikkagi külastatavust ta mingil määral tõstab, aga ma arvan ka, et Eestis on nii suhteline, sest ma tean väga palju häid restorane, kellel ei ole seda Michelini ja kes on võib-olla palju paremad kui mõni, kellel need tärnid on. Muidugi ta oleks tore, mul oleks midagi selle vastu või soovitused või mis iganes. Aga seda ma ei ole kunagi jahtinud ja ma ei ole mitte kunagi jahtinud ka otseselt mingisugust tunnustust, et mul on pigem see, et ma lähen pea ees ja teen enda asja, mis mulle meeldib ja minu tunnustus on see nii kaua, kui ma saan selle aplausi või tagasisidet või naeratuse, nagu ma seal näen, et siis mulle tundub, et ma teen ikkagi õiget asja, et see on nagu see, mis mind motiveerib. Lisaks Saldilehele on Pai-Tiina leht ka, et seal on mul need eriüritused ja pop-upid, et neid eriõhtusööke ma teen ka kindlasti, ma teen nii Saldis, kui ma teen ka väljaspool Salti.
võib-olla ühel hetkel ma siis kuskil ikkagi olen, mingi unistus on see, et mul oleks oma väike majakene kuskil, aga vist mitte Eestis, et kus ma minu järgmine küsimus oligi, et sa oled, aga mis... Ja kus ma peaks oma väikest kodurestorani. Ja sinna ei olekski kedagi, ma saaks ise lihtsalt teeks vaikselt midagi, no see on siuke, jah. Nagu salt, aga välismaal. Jah, võib-olla. Sa oled mega powerit täis nagu tõesti, nagu ma ei tea, kuidas teil, aga mina vajasin seda vestlust. Mina sain siit nagu mingit edasiminekut ja selliseid inimesi ongi vaja. Sa oled selle toitlustusvaldkonna kindlasti tugev edasi viia ja kui tekibki nagu mingi rutiin või sa jääd seisma või vahepeal kaob mõte ära, kaob, lihtsalt kaob. Ma olen seda korduvalt tulnud ja ise ka vihastanud peegli ees ja vandunud, et miks ma seda teen. Ja sa annad selle mõtte tagasi. Aitäh. Tule siia, suured tänud sulle, Tiina. Aitäh. Nii vahva oli. Aitäh. Mul on sulle väike kingitus ka, ma tean, et sa kohvi jood, siis ma annan sulle ise ma ei joo kohvi, aga mul on mees joob, nii et kuule, aga siis on kinkekaart sulle Gemossi minna osta endale uus terav hea nuga. Jaa, aitäh. Suured tänud teile kõigile, et te tulite siia aplausi. Järgmine köögikohin juba ju 27. novembril Ants Uustalu on meil külas. Räägime Antsu retkedest ja siis on meil tulemas ka Õie Britson, kes on siis meie enda grupi liige, tõeline liider ja energiapomm, tema on meil detsembris, nii et kes vähegi soovivad, tulge. Nii et suured tänud teile tulemast ja teeme veel ühe aplausi Tiinale. Aitäh sulle! Aitäh! Minu poolt ka. Aitäh, Tartu! Kuule, mul on energia, mul on ihukarvad püsti, mega. Äge. Nii hästi läks. See on köögikohinate kindlasti kõige erilisem ja kõige julgem menüü. Super, aga nüüd Tartut avastama Halloween.